Minu klassiruum näeb praegu välja selline, et ma ei hakka siin praegu mitte midagi tegema ennem kui põrand on poonitud, et siis ma saan oma asjad siia sisse tagasi tuua. Ma näitan teile, mis ettevalmistusi ma olen praeguseks teinud. Leidsin sellise materjali youngteacherlove.blogspot.com lehelt, kus on Would you rather siis küsimused, et neid ma kavatsen siis kasutada 9. ja 8. klassis tunni alguses näiteks soojendusharjutusena. Siis arvan, et see Teachers Pay Teachers lehelt leidsin ma sellised plakatid, mille ma panen sinna Wonderful Work alla, et alati kooliaasta alguses on see sein seal üsna tühi, et ma panen need siis sinna asjale. Ma panen need seinale ära, siis ma näitan, kuidas see välja näeb. Nii, see sein näeb siis selline välja nüüd. Neid plakateid või neid postreid hakkama maha võtma niimoodi, kui õpilased hakkavad juba loovtöid tegema, siis ma võtan need ära sealt. Ja ma mõtlesin sel aastal proovida sellistesse nagu no homework ticket, et motiveerida õpilasi hästi käituma ja tunnis ilusti korralikult tööd kaasa tegema. Et kui nad on hästi tublid, et siis ma annan sellise pileti ja nad saavad siis seda millalgi kasutada. Et ma pean täpsemalt läbi mõtlema, et kuidas ma neid kasutama hakkan. Siis 8. ja 9. klassi õpilastele tegin sellised, või no ei teinud, printisin välja 5 sekundi mängukaardid. Neid on praegu üsna vähe, et ma teen ise natukene, mõtlen ise neid juurde, et sealt, kus ma välja printisin, seal olid, ma ei teagi, palju neid siin täpselt on, no paarkümmend kaarti, et ma teen pärast ise natukene neid juurde. Et ma näitan, kuidas see 5 sekundi mäng käib. No, vaata. Sugar, milk, and my finger. Sometimes when it's like that mixed up food, I couldn't do anything. You don't have spoons in your house? Yeah. Okay. Ühesõnaga, see peaks olema üsna lõbus, et võib-olla tunni alguses jälle soojenduseks sellist mängu mängida. 3. ja 4. klassis ma mõtlesin, ma proovin sel aastal kasutada sellist arengukaarti nii-öelda. Kuna ma hindeid ei pane sõnade tööde eest, siis mõni õpilane ei ole eriti motiveeritud neid sõnu väga õppima. Et võib-olla selline tabel siis nagu näitab paremini talle, kuidas tal läheb, et kui on 0–40, kui on alla 50% tulemus, siis ta on punane, siis kuni 80, siis ta on oranž ja üle on siis roheline, et kui õpilane näeb ka näiteks, et tal hakkab väga palju punast värvi sinna tulema, et siis võib-olla ta püüab paremini. Et siin on 3. klassi oma, et nendel on 15 peatükki, et 4. klassile tuleb mul siis kuni 20-ni see teha. Et see idee on iseenesest pärit minu raamatust veel 100 ideed õpetajale. Et siin 27. idee on sama asi. Ja kes tahab, siis ma võin meili peale neid selle kaardiga saata. Ja kuna minu klassi õpilased on sel aastal 9. klassis, ehk siis neil tuleb teha põhikooli lõpueksamid, siis ma tellisin enda klassi õpilastele sellised töövihikud, mida me siis hakkame klassijuhataja tundides täitma või siis nendel teemadel arutama. Ja mõned ärevuse töövihikud tellisin ka, et õpilased saaksid ennast jälgida. Et neid sai tasuta tellida.